No, kuidas kirjaniku ära elab? Jusku rott viljasalves. No siis on hea, aga ärge te kuramus minust kirjutage. Mina olen sehti inimene, naine, lapsed ja ämmarraisk ka veel pealekauba. Kui te minust kirjutate, siis hakkab rahvas naerma ja ma jään nälga. No, mis te vaatate, eks ole aus kasukas. On aus kasukas. Ei no, kasukas on aus, seda ei saa keegi salata. Misuke teil on? Näete, kalanahkne. Jah, eks ta ole. Eks nad ole kõik ühed kuramuse mehed, kirjanikud ja kunstnikud. Ma tundsin ka ühte, ammugi enne teid. Juhan Ubin, muidugi olete kuulnud. Ubin? Oi, jah, tean, see oli seal üleval. No jaa, see sama. Vaata, kus oli üks marumees, egas ta kurast hoolinud. No ja te nüüd nagu kirjamees, mis te arvate sellest Bletneri tuulelaevast? Jumala vägi seda teab, pole uurinud. Aga mis te sellest arvate, nagu leht kirjutab, et on üles leitud ülibakteeriad? Et on ka neid bakteeriaid, kes teisi bakteeriaid sisse söövad? Võib-olla küll, üks täi tihti istub teise seljas. No jaa, täi. Aga näe, kus kurask ometi pani oma pea lõvi suhu. Missugune kurask? No mis kirjamees te siis olete, kui te lehti ei loe? Ega te sedagi tea, mitu aatomi on ühes veetilgas? Noh, neid on kaunis palju. Jaa, palju. Ma tean isegi, et palju, aga ütelge, kui palju. Ma näen, teie ei loe lehti, sellepärast ma võin teile öelda. 607 biljonit. Ohoh, õige suur hulk. Nad on nii pisikesed, et neid palja silmaga nähagi pole. Liivatera on nende kõrval nagu maakera. Aga kas teil on meeles, mis Hispaania kuninga Ludwig 17. armukene tegi? Et olgu kõik, mis on, aga mina sellest aru ei saa. Kuidas tema kurast seda nöörredelit mida üles sai? Ega te pole roninud mida nöörredelit? Ei ole kahjuks. Olen sõtkunud pangatreppi ja märganud, et needki nõtkuvad. Mis veel nöörist kõnelda? Nöör hakkab varsti mõneks muuks otstarbeks kõlbama. Aga kas te teate, kus maal on kõige suurem püksil? Ah jah, ma pole ju teile veel öelnudki, mis mind kõige rohkem huvitab. Vist küll nöör. Ei, siidi usside ajalugu. Kuidas nemad kuraskid ometi ja kus ta meil tuleb? Mul omal kodus valge pintsak. Columbus tõi nad siia. Valged pintsakud? Ei, siidi ussid. Vaata, kui ta aastal 1843 Ameerika üles leidis, siis tõi siidi ussid kaasa. Ei noh, mul omal kodupintsak valge naine ostis selle, mis ta mädanu nimi oligi. No jah, Rätsep Kotleka käest. Selle noorema käest, vaat neid on 2 venda. Vanem on Rätsep ja noorem, ma ei tea, kus ta on. Vist uidab niisamuti ilma kindla kohata. Aga näe ära, Pages saadanas. Kes? Noh, see sealt. Kas te siis lehti ei loe? Vaata, nad võtavad nüüd igasuguse rahakappi lahti, olgu see nii paks kui tahes. Ja kas teate, kuidas sulatavad tuberkuloosiga? See on niisugune kihtine ollus. Ah nii, seda viisi. No jaa, no mis te arvasite, et see nii samuti on? Aga kas teate, kuidas Madagaskari neegrid üksteist teretavad? Nad panevad nina vastu nina ja õõruvad. Eks ole naljakas komme. On küll, kuid mõnikord on teise nina palju mõnusam hõõruda rusikaga. Öelge ära, kas te Kreutzwaldi tunnete? Missugust Kreutzwaldi? Seda Sürgavere möldrit või? Ei, seda meie luuletajat ja kirjanikku. Ma tiidsi küll kõrdüt Kreutzwaldi nimelist isikut, aga tuuli vaene mees. Las ta tühi olla päälegi. Aga neid kah oli 2 venda nagu Rätsep Kotlepi. Üks oli Pütsepp ja teine Potsepp. No tollest Potseppast ma räägingi. Ega te Jakobsonist midagi pole kuulnud, sellest, kes kirjutas linnutaja nime all? Jakobson peab praegu nöpli kõrtsi. Suvel sõitsime sinna välja, kus kurat pani vihma sadama nagu oavarrist. Katsusime tagasi saime. Jumala uus vihmamantel oli seljas, aga nii kui jäi ratta vahel, nii karnaksti pool õlma läinud. Ülma vantse. No aga praegu saja tähtsamat kirjanikku te ikka tunnete. Oll nagu midagi. Ah jah, tema vennaga saime kord varrul kokku. Vend kannab triibulisi pükse ja uur ka paganal. Tahtsin vahetada, kes vaheta saada. No pole viga, külab teinekord saate kaubale.
Aga nüüd, härra Uhuu, olge nii lahke ja seletage mulle, mispärast õieti sõdis Eesti rahvas sakslaste ja venelastega? Mis jonn see neil oli? Jaa, Peterburi linna tahtsid kuraskid kätte saada, mis siis muud? Peterburist tahtsid Moskva peale minna. Ei, Peterburi ja Moskva oli kõrvaline asi neile. Peaasi oli Madagaskari saar. Tõesti, aga lehtedes polnud sellest midagi öeldud.